Kuidas sa valmistusid hooajaks? Kusjuures mingi kuu aega enne hooaega hakkasin alles autot põhimõtteliselt tegema, et kiire mootorile hooldus ja isegi trenni ei jõudnud teha, et selles suhtes läks ikka päris hästi. Kuidas on olnud viimastel aastal, sa oled teinud koostööd Pesur Motorspordiga, millist nõu nad on andnud sulle ja kuidas nad on üldse kaasa aidanud sinu sõitmisele? No väga palju on kaasa aidanud. Tänu Pesur Motorspordile ma saan üldse võimaldada sellist autot. Muidugi väga hea tiim on kõrval ja väga abivalmis on Kevin alati. Ta on mul igal võistlusel spotter, mentor ja nii. Võta kokku tänane võistluspäev. Kuidas rahule jäid? Kas oleksid midagi teisiti teinud? Et sul on küll käes esimene koht, aga mõtted on alati? Jah, üldiselt jäin väga rahule muidugi esimese kohaga. Mul on kahju, et Ruudi Lumistega ei saanud näiteks pätlida top 4 siis, et sealt läksin otse finaali, aga jah, muidu väga midagi teistmoodi teeks. Et see mul kõige esimene treeniring oli väga roostis arvestades, et eelmine oktoober sai alles sõidetud. Mis on edasised plaanid? Nüüd sõidame Balti etappe, kõiki Eesti etappe ja üritame sealt ka veel võidud võtta. Räägi meile, kuidas sa valmistusid hooajaks? Väga hea küsimus, kuidas ma valmistusin hooajaks. Eks ma natukene sõitsin simulaatorit ja see ülejäänud aeg, mis alles jäi, siis ma tegin autot natukene paremaks. Et ega nagu rohkem mingit suurt valmistumist pole, et paar korda trennis käidud, auto enda järgi ära seadistatud ja rohkem seal ei olnudki midagi teha. Kas sa oled autos teinud mingeid muutusi ka enne seda võistlust tehnilises pooles? Otseselt ei ole, et eelmise hooajaga on ta võrdlemisi sarnane, et lihtsalt on kogemus tulnud ja nüüd on oskus seda autot kasutada. Mis on selle aasta eesmärk? Selle aasta eesmärk on võtta üks etapp korraga ja vaadata, mis saab. Kas me näeme siin ka välismaal sõitmas see aasta? Ikka, Baltiku etappe sõidame kaasa ja samamoodi on ka ju Eesti meistrivõistluste etapid Lätis, et me sõidame kogu selle karusseli kaasa. Täna see juhtus ajalooline asi, et meie poodiumi esimesel astmel oli Craig Merilo, kes on siis Mulgimaalt tegemist mulgidriftiga. Mis tõi tal edu? Edu tõi tal julgus, eelkõige julgus. Nimelt ta oli ainus sõitja, kes läks nii sügavale kastidesse. See leidis ka vastukaja mõndade teiste sõitjate poolest, kes arvasid, et see on nii-öelda nende heidutamiseks ja teha nendele siis jälitussõit raskemaks. Kuid Merilo tegi seda esimesest trennist saati, väga ilus oli vaadata, väga julge sõit ja kiirust oli palju, tõeline show-sõit ja väga heade punktide sõit. Ja viimaseks küsiks veel, et kuna tegemist oli Baltikuga, meil olid siin Eesti, Läti ja Leedu sõitjad, kuidas on nende 3 riigi erinev tase just pro-klassis? Üldjuhul, kuna meil Eestis pro-klass on natukene väikseks jäänud, nüüd on jälle tõusma hakanud, siis muidu on tihti olnud Lätis ja Leedus see tase tugevam. Kuid mõned aastad tagasi veel võitsime meie siis sõitja, võitis nii pro siis Baltikus kui Netsis, kuid nüüd on mõned aastad olnud pausi, kui Eesti sõitjad on saanud Baltikumis esikohale ning täna õnneks suure õnnena meile kõigile, kogu meeskond tuli kohale autasustamisele, et õnnitleda Craig Merilood sellise ajaloolise võidu puhul.